Meil on põhjust muretseda, meie ei saa osaleda referendumitel, meie ei saa valida presidenti. Võrreldes rahvamäluga on havimälu nagu mälupulk. Kõige rohkem tuleb karta inimesi, kes on nagu soo, kellel oma arvamus puudub. Kui inimestel oleks südametunnistus, siis väga paljud ehmataksid, kui nad peeglist ei näeks mitte oma palet, vaid oma sisemust. Tervist, head kuulajad ja vaatajad. Täna oleme Harjumaa raamatukogus Keila linnas ja tänase saate eesmärgiks on rääkida inimesest ajas, diktatuurist ja sellest, mismoodi see inimesele mõjub. Räägime inimeseks olemisest ja räägime ühest raamatusarjast, mis on parasjagu pooleli, aga täiendub ja vaatame lähemalt seda, mismoodi töötab inimene omas mahlas, mismoodi ta saab hakkama selle elu väljakutsetega, mis talle elu kaasa toob. Mina olen Roland Tõnisson, vaimuliku nimega Roman, olen Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku vaimulik ja hobikorras ka kirjanik. Üritan inimesteni tuua seda, mis on mul endal oluline ja huvitav ja ma arvan, et mis jääb siiski meie elu selliseks kandvaks osaks läbi erinevate moodide, läbi erinevate trendide, nagu tänapäeval öeldakse. Nii nagu klassikaline muusika oli, on ja jääb, nii samamoodi on ka inimene. Oli, on ja jääb. Kuigi teda raputavad igasugused ajalootuuled, inimene on oma olemuselt ikkagi inimene. Ja räägime orjusest. Cicero on kunagi öelnud targad sõnad, et ori ei taha saada vabaks, vaid ta tahab saada ise orjapidajaks. See kõik kehtib täpselt ka meie aja suhtes. Mitte midagi uut ei ole maailmas, ütleb meile pühakiri ja väga targasti. Kõik on juba olnud. Shakespeare ütleb, et kogu meie elu on teater. Päris sellega võib-olla nõus olla ei tahaks, aga tõsi on see, et stsenaariumid korduvad meil päevast päeva, aastast aastasse, ajastust ajastusse. Ka rollid on samad, ainult osatäitjad on erinevad. Selles suhtes võib öelda küll, et meie elu on teater. Aga nii nagu inimesed leiavad sageli enda teisikuid mujalt maailmast, nii samamoodi on ka nende tegelaskujudega. Me leiame neid igalt poolt erinevatest ajastutest, aga osatäitjad vahetuvad. Täna räägime sellisest teosest, mille nimi on Stalini päikesall. Oletan, et see tuleb aastal 2026 lõpus välja ja see on Venemaa sarja 3. osa. Esimene osa oli Mõrvatud keisririigi varemetel, mis on paar aastat tagasi ilmunud. Ja teiseks osaks oli Verepunane Venemaa. Siin on see raamat. Ja mõlemates teostes räägitakse ajaloost läbi inimeste kogemuste ja selle, mismoodi inimene reageerib erinevatele väljakutsetele ja ohtudele siin meie maailmas. Nii et miks ma need raamatud olen kirjutanud, näitamaks seda, et elus võib väljakutsetele vastata väga erineval moel. Võib tõusta, võib langeda, võib muutuda alatuks inimeseks ja võib sellest tulla välja ka kangelasena. Või siis midagi seal vahepealt. Räägitakse, et kui on sellised kataklüsmid või ütleme ka juhtub mõnele rahvale maale okupatsioon tulema, siis selline rusikareegel olevat see, et 10% elanikkonnast saavad kollaborandid. 10% saavad metsavennad, partisanid, geriljad. Või siis nad vähemasti salaja kirjutavad mingeid vemmalvärsse juhtide kohta. Ja 80% on neid, kes üritavad selles elus hakkama saada, sest inimesel on olemas enesealalhoiu instinkt. Ja mida toob meile tulevik, seda me praegu ei või veel täpselt teada. Küll aga me võime minevikust näha seda, mismoodi hakkab inimene toimima siis, kui need uued väljakutsed tulevad. Miks rääkida Venemaa ajaloost? Kas ei ole sellest juba liiga palju räägitud? Aga selle uue teose sissejuhatusse olen ma toonud välja lõike Marietta Tšudakova, ühe sellise vene autori teosest Jutustused Venemaast. Ja sellest arutleb ka revolutsiooni vajalikkusest tsaarideaegsel Venemaal.
Marietta Tšudakova kirjutab niimoodi. Mõned aastakümned peale suuri reforme, see tähendab peale pärisorjanduse lõpetamist, sai Venemaast õigusriik. See tähendab riik, kus kodanikku ei või panna vangi mõne ülemuse või isegi imperaatori käsul, vaid ainult seaduse alusel, kohtuotsusega. Täheldatav oli ka majandustõus. Venemaa ees avanesid 2 teed tulevikku. Valida oli kas reformide tee või revolutsiooniline vägivald. Riigi juhtfiguurid Vite ja tema järglane Stolõpin, kelle terroristid tapsid Kiievis aastal 1911, viisid läbi väga olulised reformid. Kõik liikus selle poole, et Venemaast oleks võinud saada täiesti demokraatlik riik. Kui me räägime 20. sajandi Venemaast, tõuseb paratamatult olulisim küsimus. Kas oli 1917. aasta oktoobrirevolutsioon vajalik ja vältimatu? Nüüd, kui oleme jätnud selja taha selle sündmuse 100. aastapäeva, on aeg teha kokkuvõtteid. Varasest lapsepõlvest ka viimase 10 aasta jooksul on meile pähe topitud välja mõeldud andmeid revolutsioonide eelsest Venemaast. Tuginedes suurepärase ajaloolase Mihhail Davõdovi töödele, teeb Marietta Tšudakova parandused. Kui võrrelda Stolõpini reformide aegset maapuudusest talupoegad ümber kolimist Venemaa Euroopa osas Siberisse, millega läksid kaasa muide ka paljud eestlased, ja tervete rahvaste ümberasustamist Stalini poolt 1940. aastatel, mis puudutas ka meid eestlasi, on raske midagi öeldagi. 1906. aastal jagati ümberasujate lastele vahejaamades 76 000 portsu piima ja pool naela valget leiba. Pool naela on 200 grammi. Jaamades Pensast Irkutskini organiseeriti ümberasujate jaoks meditsiiniabipunktid. Mõned aastakümned hiljem Stalini ajal visati deporteeritute laibad vagunitest välja, ka lubatud neid isegi matta. Kuulsat Magnitogorski metallurgiakombinaati ehk Magnitkat, mida peetakse Stalini suureks töövõiduks, ei mõelnud välja bolševikud, vaid selle rajamist planeeriti Vene impeeriumi riiginõukogu poolt juba aastal 1915. Ajaloolane Davõdov peab müüdiks aru saama, mille kohaselt oli 1917. aasta revolutsioonide põhjuseks rahva katastroofiliselt halb olukord. Kui keisrite ajal sattus olema viljaikaldus, käivitus toidumäärus. Vene keeles Pradavolstvene Ustav. Kannatavate piirkondade elanikud said riigilt toiduabi ehk tsaari pajukit, vene keeles tsarski pajok. Revolutsiooni, ütleb Davõdov, Venemaa ei vajanud. Revolutsiooni vajasid jõud, kes olid huvitatud keisririigi hävitamisest ja võimu haaramisest. Ja kõigest sellest on need esimesed 2 raamatut rääkinud ja räägib ka 3, sellepärast et see kõik on jätnud jälje Venemaa ajalukku ja mis kõige huvitavam, ka tänapäeval tegelikult me puutume kokku selle sama seltskonnaga, kes on omal ajal alustanud suurt maailma ümber korraldamist. Täna, kui me neid ridu kuuleme, loeme ja seda saadet salvestama, on 14. juuli. 14. juuli on Bastii valutamise aastapäev. Seda on peetud selliseks suureks võiduks monarhistliku türannia vastu, aga kummalisel moel oli olukord Prantsusmaal täpselt samasugune nagu Venemaal aastal 1917. Riik ei olnud kaoses, rahvas, kuigi ta loomulikult ei elanud ideaalsetes tingimustes, ei nälginud ega söönud muda ega pori. Ja hiljem, kui see revolutsioon Prantsusmaal toimunud oli, siis väga suur valdav enamus selle ohvritest olid just nimelt need, kelle nimel seda revolutsiooni tehti. Jah, tapeti palju vaimulikke, võeti pead maha aadlikel, kuningal, aga revolutsioon uputas verre ka Vendee maakonna, mis tõusis vastu just nimelt sellele, et uus vabariik hakkas välja juurima kirikut ja Vendee maakonna talupojad, keda peeti üleolevalt matsideks, uputati verre. Selline väljend, mida väga nautis hiljem Hitler ja tema sõber Zinovjev, kontrrevolutsiooniline hüdra, leiutati välja just nimelt Prantsuse revolutsiooni päevil, kui inimesi uputati 2 kaupa kokku seotuina, meenutasid nad siis 8 jalga ja revolutsionääride suureks lõbuks neid inimesi vette visati nii aastal 1917-18 kui ka Prantsuse revolutsiooni päevil. Leninile muide see Vendee maakonna verre uputamine oli väga inspireeriv ja ta ka hiljem rääkis sellest vaimustusega mitmel erineval moel, mitmel põhjusel. Lauljal Fjodor Šaljapinil oli sõber, kunstnik Korovjev. Ja Korovjev on kirjutanud oma memuaarid revolutsioonist ja sellest, mis juhtus inimestega.
sellest, mis seal täpsemalt kirjas on, saate lugeda raamatust, kui see sügisel ilmub. Aga selline väikene lõik Korovjevilt on selline. Tema majas elas Njuša. Ta nimetab seda inimest Njušaks. Ja Korovjev meenutab niimoodi. Kommunist Njuša elas samas majas, kus mina elasin, ta poseeris mulle. Tal oli latseke või rabionok, nagu ta ise ütles. Laps oli sündinud ülemusest, oli vallas laps, oli väga vaene ja vilets, see naisterahvas ise. Tal polnud kingi ja kevadises lumes kõndides sidus jalad rättidega kinni. Ta rääkis mulle nii. Meile räägiti saadikute nõukogus, miks ta hakkas kommunistiks. Meile räägiti saadikute nõukogus, rikkused jagatakse. Nad jagavad kõik meie vahel võrdselt ära. Ebavõrdsus lõpeb. Mõne pärast ta mainis mulle. Aga nüüd nad ütlevad meile saadikute nõukogus, kuulge, meil oli liiga vähe rikkaid. Aga kui nad Inglise ja Ameerika miljardöörid liistule tõmbavad, siis jagub meile kõigile. Lihtsalt pingutage rohkem, öeldakse meile saadikute nõukogus. Ja selle nimel Njuša pingutas. Unistus uuest paremast elust, kus ei ole vaeseid, kus ei ole rikkaid, kus ei ole tarku ega rumalaid, vaid kõik on võrdsed, elas Njušas väga tugevasti. Mida siis teeb diktatuur inimesega? Mida ta teeb sellega, kes kuulub selle 10% või 80% hulka? Nende igasuguste geriljade ja partisanidega on lihtne. Nemad lähevad metsa, nendeks on maailm väga, väga must ja valge. Aga mismoodi inimene võtab vastu need võimalused, mida talle pakub diktatuur? Mismoodi võtab vastu inimene võimalused ka meil Eestis? Kas midagi uut on siin maailmas? Ei ole. Meil Eestis töötavad asjad täpselt samamoodi nagu Puna-Hiinas või Nõukogude Venemaal, sest inimene on oma loomuselt ikkagi see, kes ta on. Hoolimata tsivilisatsioonist, hoolimata ajastust, hoolimata kultuurist. Kõik need samad hoovad töötavad täpselt samamoodi. Nõukogude võimu algusaastatel oli selline arusaam nagu endised. Ehk siis endised aadlikud, endised ohvitserid, vaimulikud. Ja üks selline endistest, kellel ei olnud õnnestunud lahkuda Nõukogude paradiisist, pidi elama ühes raudteeputkas. Kunagi olid meil raudtee regulaatorid, reguleerijad, kes veetsid oma aja putkades raudtee ääres. Ühes sellest sai siis eluase ühele sellisele endisele. Ja temaga koos elas seal üks vaene kirjaoskamatu mees, kellest sellel endisel hakkas lihtsalt hale. Ja see vaene mees, tal oli suur unistus, ta tahtis õppida lugema ja kirjutama, sest siis ta võis saada vagunisaatjaks. Ja ta palus seda endist teda aidata. Endine loomulikult oli selline kahtlane intelligent, oskas lugeda ja kirjutada ja jagas oma oskusi ja teadmisi ka selle vaese mehega. Kõik läks hästi. Ta lõpetas rabfaki, ehk siis rabotši fakultet ja siis temast sai selline nii-öelda uus kodanik, proletariat. Ta sõitis rongiga, ta oli vagunisaatja, mis sõitis põhjast lõunasse. Ta tõi lõunast vilju, arbuuse, mida iganes seal lõunas kasvab. Müüs need vahelt kasuga põhjas maha, ta sai hästi järje peale. Aga õnnest oli veel natukene puudu. Kui mõne aja pärast pandi istuma see endine, siis sai see mees endale terve selle putka. Ta oli õnnelik. Hiljem, kui see endine laagrist vabanes ja tal oli võimalik 50. aastatel tutvuda oma toimikuga, siis üks esimene paber, mida ta seal nägi, oli selle vaese mehe poolt kirjutatud, kelle ta oli õpetanud lugema ja kirjutama. Ja seal oli kirjas. Kannan ette, et kodanik Xil on sidemed välismaal. Ja niimoodi sai inimene õnnelikuks. Inimene teostas oma õnne. Ta sai selle paradiisi, millele ta nii väga lootis. Nii et ütleme selline, kui inimesele antakse võimalus ennast teostada või kui me tahame inimest tundma õppida, siis tõesti me näeme inimest tõeliselt siis, kui ta saab endale võimu. Me näeme rahva hulka siis, kui ta saab endale võimu. Ja diktatuuri tingimustes saab inimesest süsteemi osa. Inimene peab sellega siis kas kohanema, kaasa minema või sellele kuidagi vastu hakkama. Kui me räägime südametunnistusest, vastutusest ja ka usust, siis me kõik oleme loodud väga erinevateks ja kõik me vastame nendele väljakutsetele väga erinevalt. Aga nii nendes raamatutes
nagu on välja toodud. Nii ka me igapäevases elus me näeme, et inimesed võivad mõnikord üllatada iseennast ja ka negatiivselt. Süsteem üritab inimest murda. Süsteem üritab võtta inimeselt ära tema enese, tema mõtted, tema teod ja üritab inimest muuta süsteemi osaks. Aga paratamatult mingis olukorras inimesele sageli ka arusaamatul moel tekib inimeses vastuolu ja tekib ka soov hakata vastu. On teada selline lugu Rumeeniast, kus üks julgeolekutöötaja filtreerus õigeusu kirikusse ja filtreerus nii kenasti, et temast sai lõpuks piiskop. Kõige selle oma karjääri jooksul ta täitis julgeoleku ülesandeid, aga piiskopina sai temast usklik. Nii kole lugu, kui see ja süsteemile ootamatult ja ebameeldivalt see juhtus, tuli piiskop siis oma juhtkonna juurde ja ütles, et ta ei saa enam oma ülesandeid täita, sest tema on saanud kristlane. Ta pandi kinni, ta istus seal aastaid, tõesti ma täpselt ei tea, kas ta sealt välja tuli, aga fakt on see, et kui inimene ei taha endas kaotada lõplikult inimlikkust, siis ta peab ikkagi uurima ka iseennast ja oma südant, aga just nimelt seda võimalust ei taha diktatuur inimesele anda. Tal ei ole vaja mõtlevat inimest. Ja kui me ka tänapäeval mõtleme selle peale, millises maailmas elame meie ise, mismoodi me nüristume, mismoodi muutuvad nüriks nii meie meeled kui tunded, kui ka vajadus iseennast harida, iseennast kontrollida, mismoodi me lepime üha vähemaga, siis järk-järgult muutume ka meie väga vastuvõtlikeks igasugustele sellistele välistele, demagoogilistele tõdedele jutumärkides. Me võtame need väga hästi omaks ja meil on mugav nende pseudotõdedega elada, sest süsteem laseb meil rahus olla. Öeldakse väga õigesti, et kõige tugevamad ahelad on need, mis inimene ise endal ümber paneb. Ja orjuse viimane aste on see, kui inimene ei saa aru, et ta on ori, kui ta on õnnelik selles orjuses ja kui ta arvab, et kõik teised teda kadestavad või kõik teised on temast veel halvemas olukorras. Ja orjuse rängimaks vormiks on olukord, mil inimesed hakkavad tapma neid, kes soovivad vabadust, sest orjus on mugavam. Ja küllap see niimoodi on, et kui kritiseeritakse institutsioone, inimesi, kes ujuvad vastuvoolu, siis sageli mitte sellepärast, et nad milleski eksivad või et nad teevad midagi teistmoodi, vaid inimesed, kelle südametunnistus tegelikult nende vastu räägib, need inimesed kritiseerivad neid, kes julgevad olla teistsugused kui nemad. Nii et inimeseks olemises diktatuuri olukordades on alati küsimus just meil selles, kes olen mina selles diktatuuris. Alati võib ennast ju vabandada selliste ütlustega, et ma täitsin ainult käsku, kui ei oleks teinud mina, oleks teinud keegi teine, aga ma pidin ju elama, mul on perekond ja need on kõik väga, väga suured argumendid. Ja ometigi on olemas inimesi, kes hoolimata kõigest saavad ka piiskopina usklikuks või lähevad metsa või päästavad inimese omaenda elu hinnaga. Üks selline huvitav tegelane on Piotr Kapitsa, teadlane, kes 20. aastatel läks tööle Oxfordi ja kui ta tuli tagasi Nõukogude Liitu pärast mitu aastat eemal olemist, teda ei lastud enam tagasi. Inglismaale jäi kogu tema laboratoorium. Ta mõtles, mida ta teeb. Aasta oli 30. aastate keskpaik. Stalini võim oli juba päris tugev ja inimesed ei rääkinud seda, mida nad mõtlesid. Ja kui Kapitsa käest küsiti, et miks ta juba mitu kuud ei ole tööl asunud Nõukogude riigi hüvanguks ja Nõukogude korra paremaks õitsemiseks, siis ta ütles, et ma ei saa. Kõik jäi Londonisse. Kui mul seda võimalik ei ole teha, ma hakkan bioloogiks, ma hakkan uurima taimi. Ja nii kummaline, kui see ei ole, Nõukogude võim ostis välja kogu selle laboratooriumi Londonist, kaasa arvatud Bentley, millega ta hiljem mööda Moskvat ringi sõitis. Ja hiljem, kui füüsik Landau täiesti absurdsete spionaaži süüdistustega kinni pandi, siis Kapitsa oli see, kes
võttis ühendust Kremliga, ütles, et Landau pole milleski süüdi. Seista kellegi eest toona, kes oli sisuliselt juba masinavärgi poolt hukka mõistetud, oli väga riskantne. Kapitsa seda tegi. Ja diktaator Stalin pidas sellest väga lugu. Ta austas Kapitsat just nimelt tema sirge seljalisuse poolest. Stalin ei sallinud, kui inimene talle otsa ei julgenud vaadata. Seda oli õppinud lapsepõlvest. Väike Stalin sai alati isa käest kolakad, kui ta silmad vilasid, tähendab, poiss on valetanud, poiss ei räägi tõtt. Ja isa sundis seda silma vaatama. Ja isa peksis teda rängalt. Ja väike Stalin sai ema käest sai ka päris kõvasti kere peale. Nii et tänapäeva psühholoogid võiksid nagu rääkida sellel teemal, et miks väike Jossif või Sosso selliseks muutus. Aga Stalin ütles alati, silmad vilavad, järelikult sa valetad. Kõik või tulema oma lapsepõlvest, Stalin samamoodi. Kapitsa vaatas talle otsa ja rääkis talle, mida ta mõtleb. Ja Stalin väga hindas seda kaukaaslasena. Nii et kõige selle juures on väga oluline minu arvates selline Hermann Hesse mõte. Ta ütleb niimoodi, et enamus inimesi on sarnased langevatele lehtedele. Nad keerlevad õhus, kõhklevad ja langevad mulda, aga on teistsuguseid. Neid on vähe. Nad on nagu tähed. Nad liiguvad teatud teed mööda, ükski tuuleiil ei saa neid sundida kõrvale pöörama. Iseenda sees kannavad nad oma seadust ja oma teed. Ja küllap see tõsi on. Ka minul on väga lihtne rääkida sellest ilusal suvepäeval mugavas raamatukogus. Teoreetiliselt rääkida sellest, milliste koledustega inimesed kokku puutuvad. Aga me kõik saame teada oma hinna siis, kui need väljakutsed meid tegelikult tabavad. Ja ka mina ei või olla täiesti kindel ju selles, et mina võin olla see tähekene. Võimalik, et mina osutun just nimelt selleks lehekeseks, mis sinna tänna lendab, nagu laulis kunagi Singer Vinger ühes oma laulus. Raamatus Stalini päikesal tuleb muidugi juttu vangilaagritest. Stalini aegses Nõukogude Liidus oli muidugi ka palju muud kui vangilaagrid. Aga väga oluline on siiski seda vaadelda, kuna need laagrid on selle ajastu lahutamatu osa. 80. aastate lõpus teenisin ma ise aega Leningradis ja olin sisevägede ühes staabis. Ja minu kui ajateeni ülesanne oli siis koristada ühte teatud kabinetti. Ja mis on sõduri töö? Sõdur võtab oma harja ja labida või harjaämbri ja lapi ja läheb sinna kabinetti. Ma panin valguse, lülitasin sisse, aga ma vajutasin mingit vale nuppu, korraga sõitis üks kardin seina eest ära. Kardin tuli seina eest ära ja seal siis tuli loodepiirkonna kaart. Sinna kuulus Baltikum, sinna kuulus Pihkva, Novgorod, Karjala, Leningradi oblast, Murmansk, Arhangelsk ja Mordva. Need piirkonnad kindlasti võib olla midagi veel. Ja seal oli siis punaste täpikestega oli ära märgitud iga vangla, iga vangla, mis sellel territooriumil asus. Ja see kaart oli punaseid täppe täis. Iga punane täpp tähistas ühte sellist asutust. Seal oleks nagu lutikaid tapetud, nagu oleks lutikate massimõrv olnud. See kaart punas nagu meie Eesti turg praegu Poola maasikatest. See oli täiesti punane. Ma olin šokeeritud. Minu käest on küsitud, et mis nagu on ajendanud mind tegelema selle Venemaa ajalooga. Ja ma olen mõelnud, et aga võib-olla just nimelt see hetk oligi, kui see kardin eest ära sõitis ja ma nägin seda punaste täppidega kaetud maakaarti. Neid laagreid oli seal sadu. Selles raamatus Stalini päikesal saab sõna üks saksa soost vang Gert Rude, ehk siis endine kodumareeturi abikaasa. Oli selline vangla nagu Alžiir, Akmolenski laager Žon Izmennikov Rodina, ehk siis Alžiiri lühend tähendaks siis nagu, et kodumareeturite naiste laager. See asus Kasahstanis, ta tuli 1990. aastal seda maad vaatama ja ta rääkis muuseumi töötajatele, kuidas ta esimest korda nägi kohalikke kasahhe ja kuidas need suhtusid naistesse, rahvavaenlaste pereliikmetesse.
naisvangid kogunesid ühel tormisel talvehommikul tugevdatud eskordi saatel Žalanaši järve kaldal barakkide ehitamiseks roogu lõikama. Normi täitmiseks pidid vangid, naisterahvad külmas töötama 17–20 tundi päevas. Ootamatult hüppasid roostikust välja vanamehed ja lapsed, naabruses asuva Žanašu küla elanikud. Lapsed hakkasid vanemate käsul kurnatud naisi kividega loopima. Valvurid hakkasid valjusti naerma. Näete, mitte ainult Moskvas, vaid ka siin teid ei armastata. Te ei meeldi isegi lastele siin külas. Gertrude ja teised endised vangid meenutasid, et see oli väga valus ja solvav, eelkõige moraalselt. Nii jätkus mitme päeva jooksul. Solotud vangidel ei olnud teha muud kui kurtama saatuse ja Stalini propagandast uimastatud kasahhide ebaõigluse üle. Kord keerates selja, et kaitsta end nende poole lendavate kivide eest, komistas kurnatud Gertrude ja kukkus nägupidi nendesse kividesse. Ja ta tundis äkki kohupiima lõhna ja mõistis, et need kivid lõhnavad juustu ja piima järele. Ta võttis tüki ja pistis selle suhu ja see osutus väga maitsvaks. Ta kogus need kivid kokku ja tõi kasarmusse. Seal olid ka kasahhitaridest naistvangid. Need ütlesid, et see on kurt, päikese käes kuivatatud soolane kohupiim. Tuleb välja, et mitte äratada valvurite kahtlust ja riskides oma enda laste eludega jagasid heasüdamlikud kasahhid vangidega oma viimast, et kuidagi näljaseid vange toetada. Nad ise olid 1930. aastatel nälga ja puudust tundma õppinud, siis kui Budjonnai ratsavägi surus maha kasahhid ülestõusu. Muide, Budjonnaile ei ole püstitatud mitte ühtegi mälestust samas Kasahstani ja ei ole seal ka tema nimelisi tänavaid kunagi olnud. Valvurite eest salaja jätsid kasahhid kinnipeetavate jaoks põõsast alla keedetud lihatükke, kamajahu, kurti ja pannkooke. Tänulikkus kasahhi rahva vastu, ütlesid endised naisvangid, kandis neid läbi elu. Just Kasahstani laagrites jäid paljud inimesed ellu ja eelkõige tänu kohalikele elanikele, kasahhidele. Inimesel on alati võimalus olla siis kas süsteemi teener või siis kuidagi jääda inimeseks. Venemaa saida raamatutes on ka lood fotodest ja sellesse uuesse raamatusse saab üks selline foto, millel on kujutatud Tomski NKVD töötaja Mihhail Kalistratovitš Bukovets. Vajalik inimene, asendamatu laia profiiliga spetsialist ehk linnaosakonna Šveitsi nuga, nagu teda öeldi. Operatiivtöötaja, timukas, sekretär, salateenistusametnik ja linnaosakonna musta kassa kassapidaja. Ta osales otseselt, füüsiliselt ja administratiivselt Nõukogude kodanike massimõrvades aastatel 1937–1938 Novosibirski oblasti territooriumil ja Tomski linnas. Mida siis kujutas endasse Tomski linnaosakonna must kassa? Linnaosakond tegutses linnas elavate inimestega, oblastiosakond tegutses oblasti kontraga, aga must kassa sinna koguti arreteeritutelt ja hukkamõistetutelt konfiskeeritud raha ja väärisesemed. Kõik väärtuslik jaotati esmase järjekorra alusel linnaosakonna töötajate vahel, samas kui mittelikviidsed kaubad realiseeriti NKVD eripoodide kaudu jaemüügi võrgustikus, ehk siis kes mäletab komisjonkasid Nõukogude ajast või siis second hand, nagu meil tänapäeval see on. No ma usun, et meie second handi tuleb kraam natukene paremal moel kui toona, aga me näeme, et Nõukogude võim ei põlanud ära ka lihtsalt tapetud ja mõrvatud inimeste kraami ja varanduse edasimüümisest. Seltsimees Bukovets täitis Tomski linnaosakonna musta kassa kassiiri ülesandeid. Ta elas rahulikult kõrge vanuseni, hea pensioni peal ja oli lugupeetud kodanikuna, kes käis sageli lastele rääkimas oma kangelaslikust minevikust ja võitlusest kontrrevolutsioonilise saastaga. Jube tüüp. Need küsimus ei ole mitte kunagi selles, et inimesel ei ole valikut, inimesel on alati valik. Inimesel on alati valik saada osaks sellest masinavärgist või mitte. On võimalik minna tööle musta kassasse, tõusta redelil. Väga suur osa NKVD töötajatest oli väga vähese haridusega. Räägime kas või Ježovist näiteks, kes oli vahepeal riikliku julgeoleku rahvakomissar. Või on siis võimalik hakata vastu. Ja tänapäeval ei ole teistmoodi. Inimesel on alati võimalik jätta kirjutamata ettekanne
kaaskodaniku kohta, kes talle ei meeldi ühel või teisel põhjusel. Või siis see kirjutada. Tunda ennast hästi ja mille poolest siis inimene ei erine sellest tegelasest, kes sai endale lõpuks terve raudteepuitka teise inimese vabaduse hinnaga. Mis on siis see juurpõhjus, miks inimesed diktaatoreid nii meelsasti usuvad? Goebbels omal ajal ütles, et kõige paremini usutakse seda valet, milles on tükk tõde sees. Nürnbergi protsessi ajal intervjueeriti Göringit ja teemaks tuli seal küsimus sellest, miks inimesed läksid diktatuuriga kaasa. Ta ütles, et siin ei ole küsimus saksa rahvas, siin on küsimus inimeses. Inimestele meeldib näha kedagi enda vaenlasena, neile meeldib tunda ennast kellestki paremana ja mitte miski ei ühenda rahvast nii kui ühise vaenlase leidmine. Ja inimene töötab nende hoobadega läbi ajastute. Tõepoolest, vanal Hermannil on selles suhtes õigus. Lenin lubas inimestele maad ja rahu, lõppkokkuvõttes nad ei saanud kumbagi, aga illusioon on see, mis müüb alati. Petised müüvad inimestele illusiooni. Kaupmehed müüvad illusiooni sellest, et sinu elu saab paremaks ja õnnelikumaks. Ja inimestele meeldib uskuda illusioone. Nii nagu ütleb pühakirigi, et inimesed usuvad meeledi seda, mille järgi nende kõrvad sügelevad. Väga osav petis, väga osav demagoog vajutab õigetele klahvidele. Ta näeb ka mitu sammu ette. Nii kui meile näiteks üritatakse müüa maha mingisugust kraami või kui näiteks kedagi värvatakse kusagile sekti, siis nähakse mitu sammu ette, öeldakse näiteks sinu kodused ei hakka sind mõistma. Nad hakkavad sulle seletama, miks see kõik on vale ja paha. Aga see on loomulik, sest nemad on tõest kaugel, mitte nii, nagu sina oled. Ja täpselt samamoodi on siis ka diktaatoritega. Nad annavad inimestele lubadused. Erinevalt Stalinist Hitler tegi Saksamaast tundvalt õnnelikuma maad, andis inimestele tööd. Tahtmatu muidugi kuidagi Hitleri rolli siin pisendada kõikide nende kuritegude juures, mis on 20. sajandil inimesed korda saatnud. Peab tõdema siiski, et ka diktaatoritel on vahe. Kui me mõtleme näiteks Lenini peale, kes oli kindel, et talle piisab täiesti 10% Venemaa elanikkonnast selleks, et seal rajada kommunism, siis Pol Pot, kes hiljem mõne aastaga 3% oma riigi rahvast hävitas, järgis Lenini eeskuju. Zinovjev, kellele muide väga meeldis see kontrrevolutsiooniline hüdra ja kes Soome lahti uputas tuhandeid ohvitsere ja niinimetatud endisi. Tema oli natukene lahke mees, ütles, et piisab, kui me jätame 50% ellu Venemaa elanikkonnast. Ja bolševikud lõid Vene rahvale illusiooni sellest, et nüüd me kukutame ära siis tsaari, me jagame kõik võrdselt ära, nagu see Njuška uskus seal, et võtame veel ameeriklaste käest ka ära, siis saab olema elu ilus. Luues selliseid väga lihtsaid narratiive ja selliseid helitades inimeste kõige madalamaid ootusi ja lootusi, õnnestub diktatuuril ära võita enda poole väga suur hulk inimesi. Sest inimestele meeldib kuulata muinasjutte. Inimestele meeldib elada illusioonides ja seda kasutatakse väga karmilt ära. Mitte ainult hangeldajate ja spekulantide poolt, vaid ka ideoloogide ja poliitikute poolt. Ja küllap see on põhjus, miks inimesed diktaatoritega nii hästi lepivad ja ka nende poolt süsteemis osalevad, rääkides jälle sellest NKVD-st. Väga suur hulk inimesi olid need, kes tegelikult tsaari ajal ei oleks olnud võimelised mitte millekski. Väga hea lugemine on Palisruoga Jumalate mets, mis räägib ühest Saksa koonduslaagrist. Ja seal on üks selline tegelane, kellest on saanud siis, ta on ise kinni langenud, aga temast on saanud vangide brigadir. Ta on saanud võimu. Ja ta kasutab seda väga julmalt ära, omakäeliselt pekstes ja tappes. Enne sõda oli ta Danskis tööl linnasüsteemis. Tema ametiks oli nimelt
hobutrammi hooldada ehk siis hobuse sitta korjata sealt rööbaste vahelt. See oli tema lagi. Küll aga siis ta lõi oma tiivad laiali koonduslaagris. Ja küsimus ei ole mitte üksi siis hitlerlikus süsteemis, vaid diktaatorlikus süsteemis. Ükskõik millises diktaatorlikus süsteemis ajavad oma tiivad laiali need, kes tavalises elus ei suuda sageli millegiga hakkama saada. Ja need on süsteemi kõige paremad käsilased, nii nagu see seltsimees, kes linna osakonna NKVD musta kastat üleval pidas. Aga natukene statistikat ka sellest uuest raamatust. Tahtmata kuidagigi vähendada fašistliku Saksamaa inimsuse vastaseid kuritegusid, peab siiski täheldama mõningaid selliseid fakte. Et Buchenwaldis oli suremus aastal 1942 33%, 44. aastal 15%. See on tunduvalt vähem kui ükskõik millises laagris NSV Liidus 30. aastate rahuaastatel. Hitleri Saksamaa kinnipidamisasutustes viibis seisuga 1. jaanuar 1939 koonduslaagrites 21 400 inimest, vanglates 100 000, kokku 121 400 ehk 0,13% elanikkonnast. Stalini NSV Liidus seisuga 1. jaanuar 1939 viibis koonduslaagrites 1 317 000 inimest ja vanglates 707 751, kokku 1,06% elanikkonnast, ehk siis enam kui 10 korda protsentuaalselt rohkem, üle 2 miljoni inimese. Aga veel kord, vangistust on erinevat ja üks asi on see, kui inimene pannakse konkreetselt kinnimajja. Teine vangistus on inimeses see, kui ta paneb ahelad külge iseendale, nagu siin varem on öeldud. Ja iga diktatuuri eesmärk on jätta inimesele mulje, et on vaba, et on õnnelik ja et mujal on elu hoopis halvem. Diktatuuri ülesanne on teha inimese südametunnistusest enda tööriist. Diktatuuri eesmärk on see vaigistada. Jätta inimesele mulje, et inimene elab kõige paremal võimalikul moel, et see, mida inimene teeb või jätab tegemata, on üldiseks hüvanguks, sest kõik teevad niimoodi. Kõik teevad niimoodi. Inimese eristumine massist ei ole hea toon. Inimene peab sellega minema kaasa. Ja siin samamoodi ei ole küsimus ju selles, et konkreetsest ajast või ajastust, vaid inimeseks olemises eneses. Jällegi on see küsimus võimu ja sisemise vabaduse kohta. Inimesel on alati valik. Inimene võib teha alati valiku. Ja kui tänapäeval räägitakse, et need, kes omal ajal partei koolis käisid, et nad ei teinud seda tõsiselt või et see oli nende jaoks mingisugune selline koomiline vahepala nende CV-s, siis mina julgen selles küll väga kahelda, sest ükski inimene, kes ennast seob diktaatorliku ideoloogiaga, ei tee seda ei nalja pärast, vaid ta teeb seda konkreetse eesmärgiga lõigata sellest isiklikku kasu ja enamasti teiste inimeste arvelt. Siin ei ole mitte mingisugust vahet, kas inimene on tahtnud saada vagunisaatjaks 30. aastatel selleks, et müüa Kaukaasiast toodud arbuusi ja virsikuid kusagil Arhangelskis või temast saab, ütleme, NLKP, EKP mingisugune süsteemi funktsionäär selleks, et süüa kalamarja ajal, kui teised seisavad järjekorras või kui inimene saab funktsionäär tänapäeval, kes üritab igal juhul jõuda kusagile Euroopa Liidu halja loksale, hoolimata sellest, mida tema tegevus teeb tema rahvale, tema riigile või sellele, mis sellest riigist järgi on jäänud. Siin ei ole mitte mingisugust vahet. Ahnus, eneseimetlus ja egoism on alati, nad on tehtud ühest ja samast materjalist. Siin ei ole mitte mingisugust vahet. Nii et selles suhtes jääb läbi ajastute inimestele see sama küsimus nagu sellele Rumeenia
võltspiiskopile, kellest päris kristlane lõpuks sai. Kes olen mina selles masinavärgis? Mida ma teen selles masinavärgis? Kuidas ma vaatan otsa iseendale? Ja keegi on öelnud väga kenasti, et kui inimestel oleks südametunnistus, siis väga paljud ehmataksid, kui nad peeglist ei näeks mitte oma palet, vaid oma sisemust. Aga küllap üsna paljud ka oleksid rahul sellega, mida nad sealt näeksid. Loodusseadus on ka see, et diktatuurid langevad. Siin ei ole mitte midagi teha, see on loodusseadus. Mõned diktatuurid lõpevad totaalselt ära, enam-vähem totaalselt. Nii nagu juhtus Hitleriga, kus sakslased kasvatati ümber ja nad on nüüdseks nii ümber kasvatatud, et nad enam ei tea, kes nad ise on. Sakslastega oli asi nagu selge. Nõukogude Liidus Stalini diktatuuri langemisega sisuliselt ei muutunud väga palju. Diktaatoriks sai ise Nikita Sergejevitš Hruštšov sisuliselt, kes oma enda tegevuse vabaduse loosungitega ära kaunistas. Aga näiteks selline marssal nagu Rokossovski, kes hiljem oli Poola päritolu, hiljem oli ka Poolas marssal, teda piinati päris kõvasti Stalini vangimajas. Tal tõmmati küüned sõrmedest välja, tal peksti kõik hambad sisse. Aga ühel päeval leiti, et teda on siiski tarvis, ta toodi vangimäest välja, viidi Krimmi puhkama, koos perekonnaga pandi hambad suhu. Stalin palus isegi vabandust pärast ta käest. Aga seal samas Krimmis kohtus Rokossovski, seal ja ka hiljem kohtus nende inimestega, kes seda olid peksnud. Ja need inimestega ei juhtunud mitte midagi. Nad olid süsteemis edasi, töötasid rõõmsasti ja võib-olla ka personaalpensionäridena, ehk siis eripensioni nautijatena ilmselt ka elasid maise elu lõpuni. Teine küsimus on muidugi see, mis nendega juhtus pärast seda, kui keha ja hing üksteisest lahutatud sai. Aga selline dekommuniseerimine sisuliselt Nõukogude Liidus jäi olemata. Tänapäeval sama KGB on võimul Venemaal. Needsamad sidemed toimivad ja töötavad väga hästi ja palju paremini veel kui toona. Riiki varastada on tunduvalt mugavam tänapäeval. Dekommuniseerimine jäi tegemata ENSV-s. Ainult Saaremaad puudustav KGB arhiiv jäi Eestisse, ülejäänud viidi ju välja. Ja need inimesed, kes teenisid ENSV-d ja NLKP-d ja NSV Liitu, teenisid hiljem väga edukalt edasi teist liitu, Euroopa Liitu. Nii et selles suhtes, ütleme, inimene, kes on harjunud ujuma ükskõik missuguse hinnaga pinnale, on selle võimaluse saanud ka tänapäeval. Et küsimus on see, et küsimus on ikkagi selles, kas inimene ise tahab midagi oma olemusega teha, kuidas inimene hindab ennast selles olukorras. Ja küllap, ma arvan, inimene, kellel südametunnistus on paigas, tal kunagi tekigi nagu selliseid küsimusi, et kes on tema olnud selles diktatuuris ja öeldakse, et ausal ja korralikul inimesel ei teki mitte kunagi probleeme riigi raha väärkasutamisega või kellegi represseerimisega, sest ta lihtsalt korralik inimene ei pürgi võimu ja suurte rahade juurde. Võimu juurde pürgib see, kes tahab sellest midagi saada. Näiteks kas või needsamad 2-3 klassilise haridusega NKVD uurijad, näiteks see NKVD seersant, kellel oli mõneklassiline haridus, kes akadeemiku Vavilovi tööde peale kirjutas resolutsiooni, need ei oma teaduslikust seisukohast mitte mingisugust väärtust. Nii et selliseid seersante on meie elus ka tänapäeval, kes on ideoloogia suured kaastöötajad, aga lõppkokkuvõttes, mis neist saab siis, kui diktatuur lõpeb? Ilmselt nad tiksuvad vaikselt oma elupäevade lõpuni. Normaalsel moel, ma arvan, iga inimene peaks tegema vähemasti mingisuguse sellise tagasi vaatama elule ja vaatama, mida ta nagu siin elus on korda saatnud. Stalini päikese all. Stalin on surnud.
sellest on juba üle 70 aasta mööda läinud. Venemaal tehakse küsitlusi aeg-ajalt, kes on läbi aegade olnud ajaloo kõige suurem tegelane. Ja seal on tavaliselt 10–20 võib-olla mainitakse Newtonit või Shakespeare ja ülejäänud on kõik Venemaaga seotud tegelased. Ja Jossif Stalin on seal vaieldamatult number 1. Tänapäeval üle 60% inimestest on seda meelt, et Stalin oli positiivne tegelane. Kas Stalin ise ütles või mitte, talle omistatakse selliseid sõnu. Ma tean, et pärast minu surma kantakse minu hauale palju prügi, aga ajaloo tuuled puhuvad selle prügi laiali. Stalini isik tänapäevalgi veel kutsub esile väga suuri vaidlusi. On inimesi, kes on tema nii-öelda täielikud fanaatikud, lausa stalinomaanid, on need, kes vihkavad teda südame põhjani. Ja seal vahel on siis inimesed, kellel puudub oma arvamus. Öeldaksegi, et kõige rohkem tuleb karta inimesi, kes on nagu soo, kellel oma arvamus puudub. Sellepärast, et need on just inimesed, keda on diktatuuridel väga lihtne mõjutada. Stalin on jätnud sellise väga olulise jälje ajalukku. Ilmselt on ta olnud kõige suurema võimuga inimene Venemaa ajaloos. Kunagi oli ema küsinud Stalinilt. Nad kohtusid 20. ja 30. aastatel väga harva. Ühel sellisel juhul olevat ema küsinud, et ütle mulle Sosso, nimetasid ikka veel Sossoks, ütle Sosso, kes sa selline oled? Ja Stalin olevat küsinud ema käest, et ema, kas sa mäletad, kes oli Nikolka, ehk siis tsaar? Jah, muidugi mäletan. Vaata, ma olen nagu Nikolkaga, mul on võimu palju rohkem, oli Stalin vastanud. Ja see on ka tõsi. Stalin ja tema ema kohtusid harva. Ükskord oli ema sõitnud Moskvasse ja ta oli läinud kusagile poodi, kusagil linna peal. Ta oli tavaline Gruusia naine, nii nagu nad kõik seal käisid ja läks poodi ja teda teenendati halvasti. Ja seina peal oli Stalini ja Molotovi portree ja siis ta oli viidanud sellele Sosso portreele, ja sellistega peab minu poeg kommunismi ehitama. Loomulikult käänati tal, nagu öeldakse, lestad kohe selja taha, tädi viidi sinna, kuhu tarvis. Kui koha peal selgus, et tegemist on Stalini emaga, siis võite kujutada ette, milline nagu asiotaaž sellest tekkis. Aga võimu, oli kindlasti Stalinil tunduvalt rohkem kui Vene viimastel tsaaridel, kes üritasid juhtida riiki inimlikult, nii palju kui see võimalik oli. Demagoogia alati looritab oma vastaseid valedega üle. Tõepoolest on inimesel ja kärbsel on see ühine asi, et mõlemad võib tappa ajalehega. Ja näiteks esimese maailmasõja ajal oli tsaaril või ütleme siis nüüd keiser Nikolail oli probleeme ja ka Stolypinil varasemalt oli probleeme riigi dekreetide avaldamisega ajakirjanduses, sest mitte keegi ei võtnud neid lihtsalt vastu. Siin ongi küsimus nagu selles, et kus siis oli tsensuur ja verine diktatuur, kui tsaari ukaasi ei taheta avaldada mõnes ajalehes näiteks. Kujutame ette, kui keegi oleks öelnud Stalinile, et kuule, et ma sinu kirja ei avalda meie lehes, siis te võite arvata, et ilmselt selle ajalehe toimetaja tegi seinalehte kusagil vangilaagris natukese aja pärast, heal juhul, kui ta elus oli. Nii et Stalin on jätnud väga suure jälje. Tänapäeval räägitakse, et ilma tema industrialiseerimiseta ei oleks Venemaa Nõukogude Liit pidanud vastu Saksamaa kallaletungile. Teine küsimus on see, kes Hitlerist tegi Hitleri. Hitleri ajalehe Völkischer Beobachter ostis üles keegi ameeriklane dollarite eest. SA-le Hitleri ihukaitsele maksti palka dollarites siis, kui margad mitte midagi ei maksnud.
ja Stalin keelas sotsialistide kommunistide blokil osalemast ühise blokina Hitleri vastu 1933. aasta valimistel. Nii et Hitleri aitasid võimule siiski sellised internatsionaalsed jõud ja küllap hiljem tuleb sellest uutes raamatutes ka juttu. Venemaa industrialiseerimine, lugege sellest teosest Stalini päikese all, vaadake, mida tegid ameeriklased selleks, et Venemaal oleksid traktoritööstus, et oleksid tehased. Ameeriklased töötasid välja terved tehaste kompleksid, mis pandi kokku, toodi Venemaale, pandi jälle ülesse ja kõik need Stalinid ja Volgogradi traktoritehased, kus pärast edukalt tanke toodeti, see oli ameeriklaste väga suur panus Nõukogude Liidu industrialiseerimisse. Nii et igal diktatuuril on müüte ja valesid palju, samamoodi on see olnud siis ka stalinismi ajastuga seotult. Miks diktaatorid tekivad ja miks nad pääsevad võimule? No see on selline suur saladus, millele ilmselt minagi siin konkreetselt täna vastata ei oska. Aga kui Nõukogude ajal räägiti, et ajalugu teeb rahvas, siis tegelikult see ju niimoodi ei ole, sest ajalugu teevad ikkagi isikud, kes rahvas suunavad ja ajalugu ja rahvad koonduvad isikute ümber. Küllap on selleks olemas mingisugused soodsad tingimused. Aastal 1913, siis kui Venemaal peeti suure sellise entusiasmiga Romanovite dünastia 300. aastapäeva, siis Lenin, kes oli toona Šveitsis ja jäi seal nukralt õlut ja kirjutas oma seltsimeestele, et ilmselt meie silmad revolutsiooni ei näe. Läks natukene aega mööda. Lenin luges Šveitsis lehtedest, et on toimunud veebruari revolutsioon ja et tsaar on võimult kõrvaldatud. Ja siis ta toodi mängu ja siis sai temast diktaator. Nii et küsimus on alati selles, et kes meil tegelikult ajalugu teeb ja kas see, mis meil toimub üleriikliselt, üle tsivilisatsiooniliselt, kas see on alati siis juhuste kokkulangevus või on see ikkagi orkestreeritud tegevus? Ma ei taha kuidagi nagu võrrelda meie kaunist laulupidu sellise poliitilise demagoogiaga, aga selleks, et laulupidu teoks saaks, et inimesed tuleksid laululava alla laulma ja teised tuleks seda kuulama, tehakse ära meeletu koostöö. Või ükskõik millisel laululaval, ükskõik kus kohas Eesti külas, maakonnas. Selleks, et midagi toimuks, tuleb organiseerida. Keegi peab olema organisaator. Lihtsalt ei juhtu niimoodi, et kolmapäeval kell 4 inimesed äkki otsustavad, et kuidas me saime juhuslikult siia kokku ja laulame ühislaule. Niimoodi need asjad ei käi. Võib-olla vanasti antiikajal toimusid asjad spontaanselt. Tänapäeval lubatagu selles kahelda. Ja alati on diktaatori esile kerkimiseks vaja järgmisi tingimusi. Peab olema piisavalt suur kaos, peab olema inimestel piisavalt suur valmidus kedagi aknast välja visata ja peab olema keegi, kes selle akna avab ja annab inimestele kellegi, keda aknast välja visata. Ja siis see töötab. Peab olema piisavalt alatuid inimesi, kes rahvast kasutavad ära enda isiklike eesmärkide nimel. Siis need asjad niimoodi töötavadki. Kui me mõtleme selle peale, et umbes 80% Eesti Vabariigi seadusandlusest imporditakse meile sisse. Ja nagu ütles üks emeriitdoktor kunagi väga niimoodi kaunisti, kes ütles, et Riigikogu ülesanne on väljast imporditud klotse võõbata sinimustvalgeks ja neid sööta ette meie enda väljamõeldistena, siis me näeme, kui palju ise olemist oleme meie käest ära andnud. Me oleme andnud võimaluse manipuleerida meiega ja me oleme teinud ennast väga haavatavaks selles mõttes. Nii et ambitsioonikad inimesed, kelle jaoks ambitsioon seisneb isiklikus heaolus ja isiklikes sellistes eesmärkides, on saanud võimaluse korrata seda sama, mis
läbi ajastute ja aegade on juba varemgi toimunud. Mitte midagi uut siin päikese all ei ole. Ja kui me näeme, et Euroopa Liitu tsentraliseeritakse ja et sellest tahetakse teha koondunud võimuga administratiivset üksust, siis näha on, et seda võimu koondamist ju luuakse juurde üha enam ja enam. Nii et olukorras, kus meie põhiseaduse paragrahvi number 1 olemasolu on pigem nagu selline dekoratiivne ja võib kutsuda isegi nagu muiet esile, milles öeldakse, et rahvas on nagu võimukandja, siis minu küsimus ongi selles, et millisel moel see teoks siis saab. Ja ma ei näe, et seda praegu väga toimuks ja kindlasti oleme ainukene. Nii et meil on põhjust muretseda. Meie ei saa osaleda referendumitel, meie ei saa valida presidenti, meie esindusdemokraatiat kuritarvitatakse. Ja nagu ikka, rahval on ka Eesti rahval mälu väga lühike. Keegi ütles, võib-olla on see natukene ebaõiglan, aga küllap, ma usun, tema ütles Eesti rahva kohta, aga küllap ma usun, et see käib kõikide rahvaste kohta. Et võrreldes rahvamäluga on havimälu nagu mälupulk. Ja küllap see niimoodi on. Me unustame ära selle, mis toimus eile, ja me hindame olukorda ainult selle läbi, mida me tänapäeval praegu näeme. Ja sellisel võimalusel on meil võimalik hambasse puhuda ükskõik mida. Ja me neelame selle konksu alla. Niimoodi diktatuurid sünnivadki. Demagoogia, inimeste mälu ja soov uskuda, et see, mida meile räägitakse, on tõsi ja see on meie huvides. See töötab alati. Üks mu tuttav, kes õppis ajakirjandus kunagi, ütles, et üks esimesi tõdesid, mis neile selgeks tehti, oli see, et kui maailmas midagi toimub, siis sinu esimene küsimus olgu see, kellele on see kasulik. Ja me peame tänapäeval ka küsima seda sama küsimust. Kellele on see kasulik, mis praegu maailmas toimub? Ja teine küsimus, kuhu see läheb? Meil peab olema siiski ka suutlikkust näha ette, näha seda, milleni need sammud võivad viia. Aastal 1917 inimestel seda suutlikkust ei olnud. Ja me näeme, et see lõppes aastaga 37, 38, 40, 50 aastad. Minult on küsitud, kas ma kirjutan raamatuid kui vaimulik või kui kirjanik. No küsimus ongi see, et kes siis kirjanik on. Mõnikord tituleeritakse kirjanikuks inimest, kes on kirjutanud oma 20. eluaasta puhul endast eluloo. Mõni inimene, kes on kirjutanud mitmeid teoseid, ei julge mitte kuidagi ennast kirjanikuks nimetada, sest ütleb, et ta ei ole kuidagi saavutanud seda taset, mida ta oleks tahtnud. Vaimulik ja kirjanik, kas need inimesed eristuvad üksteisest või mitte, ma arvan, et mitte kuidagi ei saa need eristuda. Seda enam ette tegelikult nii vaimulik kui ka ilmalik maailm ei saa olla üksteisele vastandiks. Nad peavad täiendama üksteist, nad peavad elama koos. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes on kogu meie elu vaimulik. Ta on enne seda, kui me siia maailma tuleme, ja ta saab vaimulikuks siis, kui me siit maailmast ära läheme. Ilmalik elu saab eksisteerida ainult meie füüsilises olemises. Kui me siit ilmast ära läheme, peame olema selleks valmis. Sellepärast ükski inimene, siin oli küsimus mitte ainult vaimulikes, vaid meis igas ühes, kes me siin maailmas elame. Mismoodi me rakendame oma elus seda vaimulikku ja ilmalikku sümbioosi. Voltaire, väga nukker on lugeda Voltaire'ist, kes oma elu viimasel päeval nõuab, et tema juurde toodaks preester. Sõbrad seisavad voodi juurde, kuidas nii, et sina ja nüüd sa tahad preestrit korraga näha ja keelduvad, ei tooda talle. Tsaari tapja, kes aastal 1952 veedab oma viimaseid päevi kusagil haiglas. Päeval on ta vait, põritseb nurka ja ei suhtle mitte kellegiga. Öösel, õhtul, kui läheb pimedamaks, algab tema võitlus kellegiga, keda ta palub tema juurest ära viiakse. Ja lõppkokkuvõttes siis inimene, kes on osalenud tsaari tapmises, nõuab, et temale prinesite mne papa, ütleb ta, tooge mulle papp.
ja siis meedikud keelduvad, aastal 1952 on see võrdne enda surmaotsusega. Eripensionäride haiglasse nüüd mingit vaimulikku tooma hakata, kuulge, kes seda ette kujutaks, eks ole. Ja ometigi, eks ole, see ilmalik maailm lõpeb ükskord ära ja ta muutub täielikult vaimulikuks. Et meie küsimus on see, et mida me teeme selles olukorras, ütleme ükskõik millises olukorras siin maailmas, mida me teeme oma eluga ja mismoodi me vaatame endale lõpuks silma siis, kui me läheme siit maailmast ära. See ongi see küsimus, mida me teeme siis, kui diktatuur paneb meid olukorda, kus me hakkame tegema inimsuse vastaseid asju. Kas me siis saame ennast vabandada? Aga ma täitsin ainult käsku. Nii nagu see tsaari tapjaks ütleb, et kes karjus seal, et palun viige mind ära. Saage aru, ma täitsin ainult käsku, karjub ta öösel. Nii et kogu see korpus on üleval. Voltaire'i voodi juures seisi üks naisterahvas, kes ütles, et ta oli siis nagu tellitud põetaja. Tema küsimus oli alati pärast seda juhtumit, et ega see inimene ei ole valgustatud, kelle juurde ta kutsuti istuma või siis surja eest hoolt kandmast. Küsid käest alati, miks sa seda küsid? Ta ütles, et ma olin Voltaire'i surivoodil. Ma ei taha mitte kunagi enam seda kogeda. Ja kui me räägime igasugust diktatuurist, siis muidu me peame rääkima ka sellest, et lõppkokku võttes, nagu ütleb meile pühakiri, peab ju kogu see asi päädima antikristusega. Kas me saame seda vältida? Ilmselt mitte, sellepärast, et pühakiri on seda meile öelnud. Teine küsimus on see, kas meist saab antikristuse teener või mitte. Ja pühakiri ütleb meile ka seda, et õnnis on see, kes selleks ei kujune. Alati on küsimus inimese valikutes. Sellepärast midagi kirjutades, midagi öeldes, peame alati mõtlema selle peale, et ükskõik mida me ütleme, teeme, mõtleme, kirja paneme või tegemata jätame, mismoodi see positsioneerib meid selles Jumala loodud maailmas, mismoodi see positsioneerib meid lõpuks selles olemises, kuhu me läheme pärast seda, kui meie ilmalik ajutine olemine ükskord otsa saab. Lugejad on tähele pannud, et kõikides teostes, mida ma olen ilmutanud, räägima inimesest. Mida ma olen siis õppinud inimesest? Inimesest oleme õppinud seda, et inimene on väeti. Seda, et inimene on ekslik ja inimene ei liiguta mägesid. Seda, et inimene üritab parimat, aga välja tuleb nagu alati. Inimesel peaks olema, ja minul endal ka, mida ma olen õppinud seda sama enda kohta. Mitte üksi kirjutades, vaid ka elades siin ilmas. Ma olen õppinud aru saama seda, et leplikkus, milles meile räägib Kristus, on võti edasiminekuks, halastus inimeste vastu, heatahtlikkus. Võib-olla see kasah, kes viis oma lapselapse loopima kivisid sellele vangidele, võib-olla see inimene päästis oma ja lapselapse elu selle ühe ainsa teoga, kes teab. Inimene on kõige huvitavam ja kõige amendamatum uurimismaterjal. Ja mul on selline lemmik kõnekäänd, mida ütlevad soomlased, et inimese elu on imelisem kui muinasjutt ise. Ja see on tõsi. Elu ja olukorrad panevad meid situatsioonidesse, mida on raske välja mõelda, aga elu ise tegelikult pakub neid meile. Nii et raamatutki Venemaa ajaloost vaadata ajalugu läbi inimeste silmade, läbi ohvrite ja mõrtsukate, läbi erinevate elualade esindajate. See on äärmiselt huvitav, see on väga õpetlik ka. Ja küsimus ongi alati selles, et need raamatud peavad olema peeglid meile. Kes oleme meie selles loos? Kas me oleme Lenin, et oleksin ma sündinud 100 aasta eest, Leninil oleksin olnud abimees. Ma kujutan ette, et kui Lenin tänapäeval sünniks, oleks tal abimehe üsna palju, mitte sugugi vähem kui toona. Ja nii et küsimus on alati selles, et kõik, mida me teeme, peab olema peegel, mis meile peegeldab meie olemist vastu. Nii et küllap on see võib-olla vastus sellele küsimusele, et mida ma olen sellest
õppinud. Inimene peab oskama andestada endale, inimene peab oskama andestada eelkõige teistele. Aga inimene peab aru saama ka sellest, et teiste inimeste elud ei ole tema käes ja tema endagi elu ei ole tema käes. Ja neile, kes vaatavad peeglisse ja kellele see vaatepilt ei meeldi, ma sooviksin palju õnne. Sellepärast, et see on järgmine samm selleni, et edaspidi võiks öelda, et täna läheb juba paremini kui eile. Me peame iga päev peeglisse vaatama. Inimene, kes ei näe enda vildakust peeglis, on õnnetu inimene. Inimene, kes arvab, et kui tal on antud mõni kõrge Euroopa Liidu orden, kui ta arvab, et sellega on tema elu nagu kroonitud, arvan, ta võiks olla väga tagasihoidlik selle arvamuse juures, sellepärast, et see on inimeste kiitus ja see on sageli antud tegudest, mis taevariigis heaks kiitmist ei leia.